täpselt nagu ma lubasin, ma lõpuks teen teile haali. Oh my god. Üks põhjus, miks ma vahepeal haali ei teinud, oli sellepärast, et enamus neist seal nagu sisaldasid bikiine. Siis kõik olid mingi, et sellepärast, et ta on nagu kurb näidata. Ma sain sponsorluse, nagu ma olin nagu free money, okei, ma teen bikiinidest nagu. Ja isegi kui ma tahan oma keha näidata, siis esiteks ma võin. Teiseks ma küll ei tee seda, see ei ole kunagi nende videote point, nagu riidede videote point. Mul on väga palju riideid. Ma armastan riideid. Ma olen praegu kodus ja ma kannan läbipaistvad bodid for no fucking reason. By the way, see on perskast. Aga kuna ma võib-olla tahaksin olla modell, aga kuna ma ei saa olla modell, kuna ma olen 158 cm pikk, siis vähemalt ma saan olla modell oma YouTube kanalil. Ma saan teha seda, mida ma tahan. Nii, lähme hauli juurde. Te hakkate nüüd igas videos minu uut läpakat nägema, nagu ma olen nüüd see kand. Alustame jalanõudest. Ma tellisin Dollskillist 3 paari jalanõusid. Mul on teile näidata 2 paari, kuna ma tellisin nad Tallinnasse. Et ma saaks neid kanda oma sünnipäeval, jõuludel ja uusaastal, aga terve see aeg nad olid Tollis, ega need jõudsid Tallinnasse füüsiliselt siis, kui ma tulin sealt juba ära siia levile. Aga need võeti Tollis maha, kuna põhimõtteliselt Fila on andnud kõikidele tolli- ja maksuametitele üle kogu maailma, et kui saabuvad filad, et nad kontrolliksid, kas nad on päris filad või feigid. Kuna fila on viimastel aastatel nii populaarseks muutunud, et ilmselt sellepärast seega need olid lõpuks Maksu- ja Tolliameti käes umbes 3 nädalat ja siis need jõudsid mul koju ja nüüd ma lasin emal saata siia nagu 2 paari, mida ma võib-olla kannan ja 1 paari ma jätsin koju, kuna nüüd on ka platvormid ja ma mõtlesin, et kui ma pärast lähen oma 2 kohvriga koju, siis need ei mahu mu kohvrisse lihtsalt. Esimene paar on siuksed. Need on Candy Enigma Platform Boots, suurus 39 ja need maksid mulle $35. Muidu need on $60, aga need olid sooduses. Põhimõtteliselt need on kunstnahast platvormid ja need on mega kerged. Need ei tundu nii rasked, kui need võib-olla välja näevad, aga need on täiega kerged. Ja nendega tuli kaasa ka paar mustipaelu. Ja ma võin kohe öelda, et see nahk hakkab siit murduma, aga ma arvan, et see on suhteliselt pakku. Nagu selle hinna juures, need on lihtsalt for the looks põhimõtteliselt. Järgmine paar, need on need filad, siis mille pärast nad olid Tollist kinni, on ju. Need on fila disruptorid, aga need, kui muidu nad on valget värvi, siis need on mustad. Need on siin mingi helkurasjad, on ju. Et ma tean, et ülipalju viimasel ajal sitatakse neid fila disruptorid, kuna kõik nüüd kannavad neid. Aga ma saan täitsa aru, miks tüdrukud neid kannavad, kuna need teevad mind pikemaks, nagu umbes 5 senti pikemaks ja ma tunnen seda, ma tunnen nagu ma läheksin kinda nagu minikaelkirjak. Ja also, nad on väga mugavad. Ja need ma tellisin suurus 39, kuna ma lugesin igalt poolt enne tellimist, et fila disruptorid nagu Terran Really Small, samamoodi nagu Nike jalanõud. Seega, kui mul on muidu 38, siis need on 39. Need on nagu enam-vähem täpselt parajad, natukene ruumi on isegi üle. Aga ma arvan, 38 oleks mul kitsaks jäänud. Need olid siis Dollskillist, Fila Disruptor 2 Fade Sneakers, suurus 8. Need maksid mulle $52 ja 50 senti. Muidu need on siis $75. Ja selles tellimuses oli ka siis 3 paari jalanõusid, valged platvorm tossud, For the Weekend Platform Sneakers, need olid $38 ja need on hetkel mul kodus. Kui ma leian oma Maksu- ja Tolliameti sealt deklaratsioonide alt need failid, mis nad tegid Tollis, kui nad pildistasid mu tooteid seal ja uurisid neid läbi, siis ma lisan need siia lihtsalt for the jokes. Minu teine tellimus Dollskillist ja need kõik on nüüd mega alega-ostetud asjad. Esimene on Blood Pressure Clear Tote, $9.80, muidu maksab $20. Läbipaistev kotike, ehk siis tundub nagu siin oleks veri, on ju. Ma lihtsalt võtsin, kuna mul, ma ei teagi, ta lihtsalt meeldis mulle. No reason. After Hours Mesh Blouse, suurus S. $9.24 ja muidu maksab $22. Ma ei tea, mis värk mul nende mesh bluusidega nagu on.
Cheer Captain miniskirt suurus S, $9.80, muidu maksab $35. ma võtsin suurus S, kuna ma mõtlesin, et minu waist to hip ratio on nagu päris suur, seega võib olla niimoodi, et kui ma muidu olen igalt poolt XS, et äkki nagu seelikuga on see, et ma ei tea, mu tagumik ei mahu ära või midagi, aga see on mulle liiga suur. Põhimõtteliselt ostida, kui sa tahad tagasi anda, siis on 2 varianti, kas sa võtad selle sama eseme teises suuruses või siis nad annavad sulle store credit'it ja neil ei olnud seda enam XS suuruses. Seega see on natuke suur ja ma ei hakka seda enam tagasi andma ja kuna ta siiski täiega meeldib mulle, sellel on siin kõrval on lupp ka ja need ei käi lahti, need on feigid. Siis ma mõtlen, et äkki ma lasen emal või proovin ise seda väiksemaks õmmelda. Shady Cosmopolitan Cat Eye Sunglasses. Ma maksin $8.82, muidu $18. Tulevad siukse karbiga I'm here, let's party. Ja ma olen neid juba korra proovinud. Ei taha ma meiki ära rikkuda. Nende prillidega on üks hea asi on see, et need on mega tumedad. Mida tumedam prill on seda parem, kuna minu silmad on ülitundlikud. Siis see särk, mida ma kandsin oma eelmises videos, selle nimi on Stroke My Ego Graphic Tee suurus XS. Mina maksin $13.72, muidu ta on $28. Võtame siia vahele. Nagu te teate, siis siuksed firmad nagu Fila ja näiteks Champion, Hilfiger on nagu viimasel ajal eriti kuidagi populaarseks saanud. Näiteks Champion, ma ei teadnud eriti sellest firmast midagi, aga nüüd kogu aeg kõik kannavad neid. Seega ma tellisin Blue Tomato, sealt ma tavaliselt tegelikult tellin endale nagu lumelauasaapaid, suusasaapaid, kiivreid, jopesid, pükse nagu suusavarustust on ju. Aga siis ma võtsin nagu ühe korra lahti nende Streetweari lehekülje ja ma leidsin sealt siukse Championi dressipüksid, need on alt laiad. Ja need maksid €21.95, suurus S. Ja ma olen neid nüüd kandnud, nad on natukene, nad otseselt ei veni, seega nad tõmbavad su tagumikku kind of flat'iks. Seega nagu need ei ole kõige flattering asi sinu kehale, aga mulle lihtsalt meeldib, kui nad on nagu statement, vaata. Selle nimi on Aqua Shakadelic Purse. Mina maksin $15.96. Muidu maksab $38. See on nii ekstra, kui üldse ekstra olla saab. Siis tal on sees mitu taskut, et mu ema ütles alati, et ma olen obsess kottidega. Mul oli reaalselt, mul oli nii palju kotte, ma kogu aeg ostsin kotte. Ja nüüd, kui ma sain suuremaks, ma teadlikult ei ostnud enam kotte, kuna ma teadsin, et mul on probleem. Nagu ma ostan liiga palju kotte. Ja nüüd ma ei ostnud isegi palju kotte, ma ostsin selle ja selle läbipaistva, aga seda oli minu meelest roosat ka, aga sinine oli ainuke milline oli sooduses. Äkki oli valge ka. Äkki oli must, aga mustaga lihtsalt ei olnud sooduses ja minu meelest see oli nagu palju suurem. Aga see on lihtsalt nagu... Nüüd lähme edasi Fashion Nova juurde. Enne kui ma lähen oma kõige suurema tellimuse juurde, ma võtan siia vahele ühe seti, mille tellisin ühe jõuluürituse pärast, aga see jõudis natuke hiljem, kuna oli pühadaeg ja siis ma kandsin seda uuel aastal. Seda ei ole mul siin kaasas, aga mul on üks video, kus ma show offin seda ja ma ei ole sellega mitte ühtegi pilti ega mitte midagi teinud, aga see oli siuke statement piece ja ma pean selle lisama siia nagu roll the clip on ju. Selle nimi on Talking That Talk Set suuruses XS ja see maksis $49.99. Ma sain isegi discounti, kuna ma kasutasin sooduskoodi Holiday35, eks ma sain €17.49 maha, aga shipping sellega oli 25, kuna ma võtsin mingi express delivery või midagi.
no hui oli ka Ekspress on ju. By the way, üks asi, kui sa praegu näiteks ei leia midagi sellest hoolist, mida sina tahaksid tellida on ju, või alla kõik, mis sulle meeldib, on juba välja müüdud või ei ole sinu suurust, siis ma lihtsalt ütlen Fashion Nova kohta, et subscribe'i Fashion Nova newsletterile. Kuna see tellimus, mis mul nüüd tuleb, need 13 asja, mis ma tellisin, need olid kokku natukene üle $100 ja kõik asjad olid alla hinnatud ja ma sain vist kõikidelt asjadel umbes 80% maha. Seega see oli ainult sellepärast, et ma sain lihtsalt ühe meili, et oh my god, we are having big sale, et ainult täna alla mingi 12 tundi, et kasuta koodi mingi alla -80 on ju ja sa saad kõigelt nagu 80% maha. Seega ma soovitan subscribe'iga newsletterile, see küll natukene spämmib, kuna nad saadavad suht iga päev meile, aga vahest on see nagu sa satud, kuna osad nendest asjadest on originaalis mega kallid ja osadasid neid ma olen varem ka nagu vaadanud, et tahaks tellida, aga nagu kinda kallis on ju. Seega soovitan. Siin on prillid. In the Zone sunglasses. Mina maksin $2 nendest ja muidu nad on $7.99. Nii, selle nimi on Lowrider Pants Set suuruses XS. Ma maksin $12.98. Muidu ta maksab €37.65. Hästi siuke nunnu fluffy. Üks asi, mis ma kohe nägin ära, kui ma ta tellisin, on see, et püksid on ju. Et nad on nagu natukene nagu pikad on ju. Aga siis ma lootsin, et näiteks platvormilanõudega või nii, et nad ei käi mul vastu maad, aga ma lihtsalt... Ja ma proovisin neid ja need on lihtsalt reality check, et ma olen juba. Need on veits liiga pikad mulle, seega ma pean mingi mega kontsaga neid pükse kandma. Class Affair Lace Jumpsuit suuruses XS ja halleluuja, see on ainukene jumpsuit, mis ma kunagi olen ostnud, mis actually fitib mulle. Thank you God, lihtsalt ma ei ole mitte kunagi mitte ühtegi jumpsuiti saanud osta, kuna kõik on liiga pikad mulle. Aga mina maksin $12 ehk €11.29 ja muidu see maksab €37.65. Ta on küll natukene sünteetilisest materjalist, aga nagu see on Fashion Nova, nagu what the fuck did you expect? Here to Stay high-rise skinny musta värvi püksid. Mina maksin €9.39 ja muidu need maksavad €31.06. Ma ütlen teile kohe, need ei ole kindlasti väärt €31. By the way, suurus XS. Need on nagu ühed püksid, mida ma kandsin mega palju mingi 7-9 klass, kui just tuli nagu siuksest stretchist materjalist, aga kind of viisakad püksid ja ma kandsin nii palju, mul oli nagu mingi 10 erinevat paari neid. Aga need on mega high-waisted, neil on taga on lukk. Selle lukuga tuleb ettevaatlik olla, kuna siit läheb see õmblus täpselt lukust läbi ja siin õmbluse koha pealt ta ei taha nagu väga kinni minna, seega on oht, et sa tõmbad liiga ruttu ja ta läheb puruks. Seega nagu big cautious, kui sa neid jalga paned. Aga jaa, väga klassid, väga fancy'd. Ilmselt nendega on see, et sa kannad neid terve päev ja siis nad venivad nii välja, et sa pead nad uuesti pessu panema, nad tõmbaksid oma vormi tagasi. Aga nagu meil kõigil on pesumasinad olemas, seega ma ei näe nagu, mis siin issue on nagu. See oli minu wishlistis juba mingi pool aastat äkki. Okei, võib-olla ma nagu exaggerate'in. Ja ma olin nagu, et do I really need this, kuna mul oli varem leopardi, no loomamustriga karvane jakka, see ajas karvu. Ja kuna minu eks ütles, et see on väga slati, siis ma müüsin selle maha. Seega ma mõtlesin, kas mul on ikka vaja järjekordselt nagu haujakikest ja siis see maksab muidu €32.94 ja siis nüüd on selle hind €9.39. Seega ma olin nagu I'm getting this. See on kõige pehmem asi ever ja ta ei aja karvu. Ja by the way, see on suurus XS. Sul on ennast mingi pimp praegu. Swiss Dot Color Top suuruses XS. Hästi nuinu, mega cute'sid varrukad. See maksis mulle €4.69 ja muidu ta maksab €23.53. Üli nagu siuke classy. Samas ma võib-olla olen nagu natuke freaky, on ju, et you will never know selle tärgiga. Üks ütlen, et need jooned siin, see on lihtsalt Marinaidja. Nagu nende tulasärgiga, nagu särk on nagu siin. Siin on siis üks paar jalanõusid. Need on suurus 39, natukene suured mulle, hästi natukene aga nagu saab kantud. Nende nimi on Up All Night Booties. Smells like China. Ja seal on nagu midagi lapsepõlvest, nagu mingi, nagu lapsepõlv, nagu mingi mänguasi, mis võib hinnasta midagi.
Need maksid 23 € 52 senti, muidu maksavad 42 € 35 senti. Ja need on you get your money's worth, kuna see talv nagu kõik on amazing lihtsalt. Mega nunnu, minu meelest need peaksid olema nagu tube. Mäletaks nüüd ei Gucci või Louis Vuittoni saab nagu sarnase stiiliga, just alles vist välja tulnud. See on see tore särk. Põhimõtteliselt ma täiega tahtsin seda särki, kuna sellel on need varrukad, on ju. See on nagu sealt Addams Family'l see... Morticia. See on naine, on ju, kes kannab alati kleite ja nagu mega vampi ja see on nii tema särk. Selle nimi on siis I'm on my own competition. Ka suurus X-es, kõik on suurus X-es. See maksis 11 € 46 senti. See on Cardi B ja Fashion Nova kollektsioonist, aga sellega on väikene probleem. Ma armastan seda, nagu need varrukad on amazingud, aga tal on taga käivad nööbid, on ju. Ta käib niimoodi tagant kinni, see on tagumine pool, siin on silt, on ju. Ja siis siit eest, küll ta näete, kui ma selle selga panen, aga sul peab olema tissi, et seda kanda põhimõtteliselt. Miks ta mulle nii väga meeldib? See on nagu finally lõpuks see minu stiil, nagu ma lõpuks leidsin ühe särgi, mis on nagu täpselt see, mis ma olla tahaks. Ma ei tea, mis see on nii kandilised. Need varrukad, siin on mega tugev kumm sees, kuna need varrukad on väga rasked. Seega sa võid tõmmata seda ülespoole, on ju, kui sul ei meeldi, et see segab, sa võid tõmmata täiesti alla niimoodi, et su käsi on peidus, on ju. Muidu ma vihkan short cutouts, aga selle särgiga it just makes it work. Aga probleem asub siin. Ma tean, et mul ei ole tissi, aga kui sa vaatad nende kodulehelt, on ju, jääb siuke mulje, nagu see ring on kuskil siin üleval. Võib-olla see on sellepärast, et ei ole tissi. Võib-olla see on sellepärast, et ma olen otsu 5-aastane poiss. Ma ei tea, aga... Nagu niimoodi seda ma ei saa kanda ja see ei ole mul tagurpidi seljas. Kuna siin taga on näha, et seal on nööbid, seal on lipiks, seal on see suuruse silt on siin seespool küljes ja ma ei saaks seda teistpidi ka kanda. Üks variant on see, et ma lihtsalt panen siia nagu pinni, ma pinnin ta siit niimoodi kokku, on ju, et see on üks variant. Ma olen selles arvan, et ma olen nagu nii väike selle särgi jaoks. Hello, welcome to my bra lihtsalt. Ma ei tea, ma olen tähele pannud, kõik mu riided on musta värvi, aga kas see on nagu väga halb, ei ole ju. See on lihtsalt minu aesthetic pitch. See maksis mulle 8 € 47 senti. Selle nimi on Bad Girl Vibes Crop Top. Suuruses XS. Ma proovin seda ilma rinnahoideta, kuna sellel on actually padding ja wiring siin sees, on ju. Seega ta hoiab eest, ei ole nagu see oleks mega flat. Ma proovisin seda jälle ka koos rinnahoidega, kuna mul on üks siuke nagu low-key sekspesu, ma ei tea, siin on need jooned, on ju, siis see nägi suht cool välja, aga ma lihtsalt ütlen, et nagu kuna ta on nii nagu siin on the edge of your shoulder, siis ta võib olla vajub, noh ta ei vaju ära, aga nagu rinnahoidja paelu on kindlasti näha. Oh my god, need püksid nagu ma tahan iseennast panna nendest pükstest. Boston Day Bubble Satin Pants, mustad, suurus XS. Mina maksin 17 € 19 senti, muidu maksavad 31 € 6 senti. Need on lihtsalt nagu I don't even have to say anything. Need on satin püksid, need on nii fancy, nii ilusad ja need on mulle täpselt parem. Roxanna Premium Sports Bra. 5 € 63 senti, muidu maksab 14 € 12 senti. See on suurus XS/S ja see on natukene tight, aga nagu tight selga panna, aga kui ta on seljas, siis ta on mugav. Pildi peal ausalt öeldes see nägi nagu parem välja, kuna tundus, et seal on padding, aga sellel ei ole paddingut. Et ta on lihtsalt nagu materjal. Aga nagu it kind of looks sexy, seega ja ainult nagu 5,63, nagu mida ma ikka virisen. Ma leidsin elu parimad, ma hakkan nutma lihtsalt. Kuidas on leggings eesti keeles? Retuusid. Need on nii head, nii pehmed. Ma olen mitte midagi paremat kandnud. Nagu that's it. See meenutab mulle natukene iluuisutamise retuuse. Smells like China. Since day one seamless leggings, ehk siis nagu neil ei ole nagu õmbluseid. Need on mega high-waisted. 7,53 € suurus. One size. Need on one size only.
ehk siis nagu one size fits all. Ja ma ütlen ausalt, nad on üleval mulle natukene suured, aga kui nad on nii mugavad ja nii pehmed, siis I don't give a shit. Ja nendega on see, et kui nad on one size fits all, siis isegi kui ma võtan 25 kilo juurde, siis nad peaksid ikkagi mulle fitima. Seega, need will stay with me forever. Ja ainult 7,53 € nagu mida te ajate? Kui varem oli see, et ma ei tahtnud väga tellida fashion too revealing või too crazy clothes, siis seekord ma olin hea küll. Kuna see on ainult $14.98, siis ma võtan selle. Ja nüüd on see, et ma tahan veel. Ma tahan lihtsalt terve garderoob oleks ekstra, kuna see kleit on something else. $14.10, suur 6. Ma panen lingid, on ju. Kui sa lähed sellele lingile, see ilmselt näitab, et see kleit on välja müüdud. Aga sa saab panna notify me when available. Siis tuleb automaatselt meil, kui nad on restockinud. Ja ma olen nii palju asju saanud hiljem, kui need on nagu mingi 6 aja pärast tulnud uuesti müüki. Ma olengi saanud seda, mida ma tahtsin. See kleit, Season Gem minidress. $47.06 ja ma sain ainult 14 €. Are you kidding me? Ühesõnaga, see on niimoodi, et on double lining, ehk siis sul on see aluskleit ja siis peal on siukene gem thing. Aga see on siuke kleit, ma lihtsalt ütlen, kui sa oled pittude klubi kuhugi, siis ära mine mingi mehega koju, kes tahab sinu riidest sul sellest ära kiskuda, kuna ta ilmselt rebib selle niimoodi katki, et kõik gemmid tulevad ära. Ja see on, oh my god, see on nii amazing selles, see on lihtsalt I'm gonna die for this dress, nagu I'm gonna die in this dress. Tänan, et vaatasid mu videot, suured tänud sulle. Ma panen kõikide asjade lingid siia lõppu alla, et sa saaksid seda, mida sina tahtsid. Ma tean, et väga paljud asjad on musta värvi ja võib-olla ma läksin pidanud tellima rohkem värvilisemaid asju lihtsalt sellepärast, et oleks rohkem nagu diversity, kuna äkki on inimesi, kellele ei meeldi must värvi, kes ei kannagi üldse musta. Edaspidu minu haulid on siuksed, isegi kui ma teen nagu koostööd kellegagi, siis ma tellin ainult neid asju, mida mina kannaksin. Also, kui ma tellin nii palju pahna kogu aeg, siis ma vähemalt tellin asju, mida ma reaalselt kannan, kuna ma ei taha, et mul jääks nagu asju seisma. Ja nüüdseks ma olen ära müünud oma kapist. Ma lihtsalt lükkasin tuimalt nagu kõik müüki, mida ma reaalselt ei kanna. Ja minu õde oli pissed off, kuna ta oleks võib-olla neid asju kannud. Aga kui ma lähen oma riidekappi, et mingeid asju varustada, siis ma näen samamoodi, et terve tema riidekapp on täis riideid. Nagu full on täis. Nagu seal on nii palju stuffi, seega mul ei ole mõtet lükata ka maale stuffi. Seega, ja ma telin neid asju, mida ma tegelikult kannaksin, see on nii mõnus. Ma hakkan kodus sellega, nagu ma olen praegu suusainstruktor, ma ei käi väljas, on ju. Okei, nüüd see nädalavahetus tuleb Sex Festival Vanha Ollopora arenas. See on reaalselt Sex Festival, nagu seal on erinevad võistlused ja seal on stripperid tantsivad nagu terves seal suures ööklubis, on ju. Ja ma lähen sinna. Ja seal ma saan oma asju kanda, aga muidu ma väga ei käi väljas, seega ma olen lihtsalt kodus. Ma hakkangi niimoodi kodus riides käima. Nagu vaadab. Mis teil mul öelda on? Aitäh, et vaatasid minu videot. Ma loodan, et sa leidsid midagi, mis sulle ka meeldib. Näeme juba järgmises videos. Ma küll ei tea, millal see tuleb, aga küll see kunagi ikka tuleb. Ja stay slayin, stay extra. Ära kunagi karda kanda neid riideid, mida just sina tahad kanda. Kus on koolivorm? Nagu look at me. Minul oli 12 aastat koolivorm. Ma küll eirasin neid reegleid viimased mingi 4-5 aastat. Aga koolivorm ei tähenda, et sulle ei võiks tekkida lõpuks oma stiil. Kuigi meie koolivorm oli üleni must ja ma hetkel kannan ainult musta värvi riideid, siis sellel võis olla mingi mõju. Are you sure about that? Võib-olla mul lihtsalt emo inside. Ma armastan teid kõiki, swag! Mis ma mõtlen seda, ma pean nagu reast nagu kohe filmima ka selle osa, kus ma proovin kõikide asju selga nagu holy shit, miks ma tegin endaga nii ilustat.